õppisin praktilisi teadmisi kõige rohkem, et kuidas siis süsteemi üles ehitada, kuidas kliendini jõuda, võib-olla kõige kasulikum oligi see kontakti ülesleidmine, et a la mis kanalite kaudu keegi kuskil nii-öelda siis erinevas maailma otsas saadaval on, et ja sihukest elutarkust ka natukene ja kultuurilisi teadmisi, et kuidas nagu kui erinev võib tegelikult olla ja et ei tasu karta. Võib-olla ma soovitaksingi sellisel ettevõttel, kes nii-öelda loob midagi, müüb midagi, et Eestis on nii tegelikult pisikene ruum, et siin on raskem võib-olla klienti üles leida ja kui juba head toodet teha, et miks siis ainult eestlastele müüa, et võib-olla siis ikkagi ka proovida välismaale müüa, et ta on niisugune arendav samm ka kindlasti igale ettevõttele, et ta on niisugune paras julgustükk, et paneb kindlasti mõtlema, et kas isegi olen mõelnud paar korda siin koolituse käigus, et ma ei tea ikka, kas tasub, et päris et nii palju probleeme võib tegelikult tekkida, aga see ka arendab, et see kindlasti tasub ära lõpuks. Jah, ma mõtlen praegult, neid oli nagu nii palju on korraga seda infot, et ma üritan kuidagi kõike seda enda külge ette, et sellist, siin on olnud koolituste lõpus on olnud ka need küsitlused, et mis jäi tänasest päevast meelde, siis ma hakkan nagu mõtlema kõige selle peale, mis oli nagu oluline ja põhimõtteliselt jällegi kõik on oluline, terve see info nagu, mis tuleb, et pigem jääb nagu aega puudu isegi selle info edasi andmiseks siin koolitustel siis.